Kirjanik Wolfgang Herrndorf on sündinud 12. juunil aastal 1965 Hamburgis ja surnud 26. augustil 2013. aastal Berliinis. Ta õppis kujutavate kunstide akadeemias maalimist, töötas erinevates kirjastustes illustraatori ja kirjanikuna. 2002. aastal ilmus tema debüütromaan ja aastal 2010 saavutas ta siis kirjanikuna läbimurde, kui ilmus tema arenguromaan Chick, eesti keeles Miks me varastasime auto. Arenguromaan on inglise keeles coming of age novel ehk siis suureks saamise lugu. Teosest on tehtud ka mitmeid dramatiseeringuid, peamiselt kannavad nad nime Chick ja Goodbye Berliin. Aastal 2021 veebruaris esietendub ka Eesti Noorsooteatris lavastus, mis kannab pealkirja Miks me varastasime auto ja selle teksti on dramatiseerinud kirjanik Helena Läks. Loeme sellest täna ka siin mõningad katkendid ette. Miks me varastasime auto peategelaseks on eraklik teismeline poiss nimega Mike, kelle kodune elu pole just väga kiita. Tema ema hoolib küll poisist väga, aga on eluraskuste tõttu pidevalt eemal. Ja Maigi karmi isa jaoks pole oluline mitte see, mida poiss mõtleb, mida ta tunneb, mida ta maailmast ja asjadest arvab, vaid isa jaoks on rohkem oluline see, millise pildi nad välisele maailmale jätavad, kuidas suhtuvad neisse naabrid ja kui edukad nad on. Maiki selline küllaltki üksluiselt ja mingil määral ka õnnetult kulgev elu lööb kihama, kui ühel päeval tuleb nende klassi vene päritolu sisserändaja, kes saab endale õige pea hüüdnimeks Chick, kuna tema päris nime ei suuda ei klassikaaslased ega ka õpetajad välja hääldada. Asotsiaalse välimusega Chick on selline tüüp, keda ei huvita mitte kellegi arvamus ja külma rahuga talub ta õpetajate noomitusi ja ka klassikaaslaste selliseid pilkeid ja mõnitusi. Ja kahe sellise justkui elust välja jäänud tegelase või noormehe teed ristuvad. Ühel hommikul seisab Maiki hoovis Chick, kes on sinna kohale sõitnud laenatud autoga, automark siis Niva. Chick teeb Maikile ettepaneku selle laenatud autoga mõned tiirud teha ja peagi poisid siis leiavad ennast mööda Saksamaad ringi kihutamas. Kohtuvad väga paljude erinevate tegelastega, kellel kõigil on neile midagi eluks kaasa anda ja selline mänguline ja võiks öelda ka nagu ekstreemne olukord, kuhu poisid ennast siis asetavad, ongi mõnes mõttes üks suur rännak nii füüsilises kui ka vaimses mõttes iseendasse. Vale oleks öelda, et kõik muutub, aga vale oleks ka väita, et sellest päevast, sellest suvest, sellest sündmusest ei muutunud nende poiste elu täielikult. Aga esialgu tundub, et nad on lihtsalt ühes väga suures jamas. Ma tean, meil tuleb bensiin lihtsalt mõnest teisest autost välja võtta. See on hästi lihtne, selleks on ainult vaja voolikut. See tuleb ülevalt paaki pista ja korraks imeda, siis voolab kõik ülevalt välja. Ma lugesin seda ühest raamatust. See on raamatus õpetati, kuidas bensiini varastada. No mitte just, aga seal oli üks joonistus lauast, mille peal seisis pott. Potis oli vesi ja üle poti serva voolas vesi voolikust välja. See põhines mingil füüsikalisel jõul. Mida sa tahad mulle öelda? Et vesi voolab alt üles. Sa pead imema. Kas sa maa külge tõmbejõust pole midagi kuulnud? Vesi ei voola üles. Pärast voolab see ju alla. Kokkuvõttes voolab ju rohkem alla, selle pärast.
aga bensiin seda ju ei tea, et pärast läheb see on allapoole. füüsikaseadus, seal on mingi nimi, midagi jõuga ja torudega, jõu, mis iganes seadus. Jama soosti seadus. sa pole seda kunagi filmis näinud? Jaa, filmi. ma lugesin seda ühest raamatust, midagi kapitali jõu seadus, midagi sellist. Kapitaalne mögamees. ei, see on midagi muud, ma tean. Kommunaalsete anumate printsiip. Nojah, me võime vähemalt proovida, aga seda ma võin sulle öelda, et ühtegi voolikut me kaasa ei pakkinud. poisid väljuvad autost ja otsivad tanklast ja tankla tagant tulutult. siis käib tšikk tanklapoes ja tuleb tagasi pakitäie joogikõrtega. poisid püüavad kõrsi üksteise otsa lükates moodustada midagi voolikutaolist, kuid tulutult. mingid kuradi voolikud kusagil, ei toru, ei juhet. kui seda vaja ei lähe, näeb sellist kraami igal pool vedelemas. Ja just vedelemas. Me sõitsime enne ühest prügimäest mööda, suurest prügimäest sealpool. näitab käega. Kui kuskil üldse voolikuid maast leida, siis seal. Tasuks vist mõnda aega liiklusest eemale hoida, kui õige matkaks vahepeal. 2-3 päeva seal, näitab käega ettepoole, metsas ja siis tuleme auto juurde tagasi. Plaan. poisid sõidavad metsa veerele ja pargivad auto maha jäetud saeveski territooriumile. Nad pakivad seljakotid ja matkavad läbi metsa. Õhtul poevad nad magamiskottidesse. Ümberringi siristavad ritsikad. Tšikk tõmbab oma seljakotist välja 2 õlut, kangutab need lahti ja ulatab ühe maikile. Nende kohale taevasse ilmub üha rohkem tähti. Poisid lebavad seli ja vaatavad üha tihenevat tähistaevast. Pöörane. Jaa, pöörane. See on palju parem kui telekas. Kuigi telekas on ka hea. Kas sa maailmade sõda tead? Selge see. Kas sa tähesõdalasi tead? Ahvidega. Putukatega. Ja lõpus selline aju, tohutu suur ajuputukas selliste limaste asjadega. Jaa, see on pöörane. Ja see on pöörane. Ja kas sa kujutad ette, et kusagil seal üleval ühel neist tähtedest on praegu just täpselt nii? Seal elavad tõepoolest putukad, kes just sel sekundil peavad metsikut lahingut ülemvõimu pärast kosmoses ja keegi seda ei tea. Peale meie. Peale meie, just nii. Meie on ainsad, kes seda teavad. Ka putukad ei tea, et meie seda teame. Aga tõsiselt, kas sa usud seda? Ta toetub küünarnukkidele ja vaatab Maikile tõsisel ilmne otsa. Kas sa usud, et seal on veel midagi? Ma ei pea silmas just putukaid, aga üleüldse midagi. Ma ei tea. Ma olen kuulnud, et seda saab välja arvutada. Et see on äärmiselt ebausutav, et midagi on. Aga see kõik on ka lõputult suur. Ja kui äärmiselt ebausutav korrutada lõputuga, siis on tulemuseks ikkagi arv. See tähendab teatud arv planeete, kus midagi leidub. Sest meil see ju ka õnnestus. Ja kuskil seal üleval on raudselt ka hiigelputuk. No ma arvan täpselt sama, pöörane, kas pole? Pöörane. Mulle pakub see täiega pinget. Ja sa kujutad ette, putukatel on loomulikult ka putukakino. Nad teevad oma planeedil filme ja kusagil putukakinos vaatavad nad parasjagu filmi, mille tegevus toimub maal ja räägib 2 poisist, kes ärandavad auto. Jaa, see on täielik õudukas. Putukatel läheb meid vaadates süda pahaks, kuna me pole üldse limased. Aga kõik mõtlevad, see on ainult ulmekas ja tegelikult pole mind üldse olemas. Inimesed ja autod, see on nende jaoks täielik jama. Seda ei usu neist keegi. Peale 2 noore putuka, nemad usuvad. 2 noort koolis käivad putukad, nad on just ära ajanud sõjaväe helikopteri ja lendavad sellega putuka planeedi kohal ringi ja mõtlevad täpselt sama. Nad mõtlevad, et me oleme olemas, kuna ka meie mõtleme, et nad on olemas. Pöörane. Ja.